Melinda joonistab jõuluvanale, mida ta tahab saada kingituseks. Melinda, mis sa tahad jõuluvanalt? Mis sa tahad? Mis sa joonistad? Pesumasiliidetega. Ja, riiete pesemiseks. Pesumasinat ta tahab jõuluvanalt. Ja kui sa oled pildi valmis saanud, kuhu me selle paneme? Päkapiku sussi sisse paneme, jah? Jah. Siis päkapikk võtab selle sealt ära ja viib kellele? Pesumasinne minule. Ja, aga kellele see kiri, kellele see pilt, kellele päkapikk viib? Kellele ta viib selle? Jõuluvanale või? Jah. Jõuluvanale? Jõuluvanale. Jah. Siis jõuluvana teab, mis ta sulle peab kingituseks tooma kuuse alla, on ju? Jah. Jah. Nii, meil käis eile ootamatult päkapikk. Ma kirjutasin korra Paulale, seepärast ma käisin lihapoes. Ma tahtsin proovida seda lihapoes ja tahtsin proovida pühadepätsi, mitte lihapätsi. Kusjuures toote ei tee lihapäts. Aga pühadepätsi tahtsin proovida ja ei olnud ja siis Paula hoopis tundub, et väike päkapikk hoopis tõi ja ma tahaks kohe seda proovida. Tegelikult eile õhtul tuli pakk, aga ma eile panin Penelopet nii kaua magama, et ma ei jõudnudki eile proovida. Nii et nüüd proovime täna hommikul. Melinda, meil on siin väike päkapikk ka. Kas proovime pühadepätsi? Vaata, mis meil siin on. Herman on ka siin. Oota, aidake mul see lahti teha. Ma ei saa ühe käega teha. Nii, aga Melinda, tee mi lahti. Nii, see oks on nii lahe siin. Paneme selle puu peale. Kuusapuu peale. Niimoodi. Teistpidi. Kleeps, jah? Kleeps by Paula. Eile õhtul jõudnud. Siin on see kiri, mis ma olen juba vist... siin on midagi. Ma ei tea, kas läbi selle video saab seda QR-koodi vaadata. Äkki saab? Ma ei tea, proovige. Saab kindlasti, ma arvan. Kuule, tahtsin aidata seiki teha. Nad on juba Viljandis. Pirital ja Viljandis ka juba. Nii tubli tüdruk. Proovime. Pühadepäts. Üks veel. Üks veel. Ossa. No meil on nüüd pidu. Proovime. Vaatame siis. Päris suhkruvaba ta ei ole, nii et Herman ei ole nõus proovima. Aga mina olen. Nii, proovime. Mul on päris kõrged ootused. Nii, näeb välja suht mahlane. Selline. Appi, mulle lõua krampi. Ja see mul on... Siin on pähklit. Siin on jõhvikas vist. Ma peaks proovima seda ahjust soojaks teha, see tundub väga hea. Ma arvan soojana. See on mega hea. Just see, mis ma ootasin. Siin on nisu, jahu, riivitud, porgand, suhkur, toiduõli. Võt krekapähklid, täpselt need sobivad siia. Kuivatatud jõhvikad. Apelsini mahl on ka. Ja siis kaneel, kardemon. Piparkoogi maitseaine. Melinda, proovi ka. Bueno, vale, lo voy a probar. Pero si te pones half a kilo... Claro. Mis maitsega on? Mira qué dice. ¡Wow! ¿Está rico? ¡Wow! ¡Qué rico, Melinda! Ei fokuseeri. ¿A que está rico? ¿Está bueno? Yo lo voy a probar también.
aga mina tahan ka veel ühte. Päris hea on. Está delicious. On hea või? Aga ei tohi kukkuda. It's very good, very sweet, very not sweet. Sweet the necessary. Because I don't like very, very sweet, but it's... It has spices. Christmas spices. Sí, está buenísimo. Yes. Very Melinda soft, maitseb. very... Thank you very much. Herman, proovi ka. No see ei tapa sind. Okei, ma proovin Melinda käest. ¿Está rico, Melinda? Delicious, just delicious. Ma räägin. It's really good, really good. Siin Yes. on kanel, no? The Canela, no? other was just banana bread, but this Ginger, one... Yes. little ginger, Ginger also. Kardemon. Kuidas on kardemon hispaania keeles? Kardemon, Pensab. kardemomo, cardamomo. kardamomo, Canela kanela. and even orange juice and carrot. I love carrots. Yes, carrot is inside. Yes, you can tell, yes. Es buenísimo. ¡Qué rico! Siis see siis. Siia panid kirja, jah? Jah. Jaa, väga hea. Näed, siis. Aga katsusid, kas suss oli muidu tühi või ennem? Kas seal enam oli sees midagi ei olnud või? On ikka seda siis. Aga midagi muud ei olnud või? Okei. See on väga hilja õhtul, tead küll miks? Hilja õhtul, no? Jah. No siis kui sina ärkad, siis kõik teised magavad nii. Sorry. Mulle ei meeldi see hilja õhtul. No räägi Penelopega. See on päris õudne ausalt. No mul on lihtsalt vassimus. Ma võin hoida. Meil on siis täna... Mis päev täna on juba? Täna on see Lõhe salmon päev. salmon ja ma tean, et see on, siin on nagu varvitud. Tavaline salmon ei tohi olla nii, peaks olema rohkem sellise varviga, aga noh. Meil on tänapäeval kõik toidud on nii protsessitud, et mitte midagi ei jää nagu ilma. Nii. Mis päev siis täna ikkagi oli? Kolmapäev? Täna on teisipäev. Teisipäev. Melindal on kogu aeg kolmapäev. Täna on teisipäev ja täna meil on siis juba teist päeva on Hermanni ema. Hermanni ema on nagu 100% Melindaga kogu aeg. Jah, mis minule ma ise tundsin eile, kui ma läksin poodi. Juba ma ostsin kõik asjad ja nii kiiresti. Tavaliselt meil võtab mingi poolteist tundi seal. Melindaga, jah? Aga see eile ma isegi 15 minutiga või vähem, mul oli kõik asjad kätte. Et ma olin nagu üllatunud. Nii kiiresti. Juba toos tagasi. Melinda ja Penelope. ¿Qué quieres? No, la llave. ¿Por qué? Porque voy a coger la bicicleta. Minu ema tahab võtta. Anna siis. Nii et siis Melinda on vanaemaga õues, võtavad ratta ja mina hakkan tööd tegema. Penelope on tegelusmatil ja Herman hakkab lõhe tegema meile lõunasöögiks. Ma küsin. Pregunta. Ja. Käes on õhtu. Laps on magama pandud, kell on 20:43. Ema on ka magama pandud. Ema on ka magama pandud. Ja Melinda undab ka. siin Hermanni arvuti. Ja mida su arvuti teeb? Ta Update'i. Tal on kogu aeg updates. Ja sellepärast sa panen nii harva tööle seda. Ja meil on need, mis asjad need on? Loteriipiletid või? Hakkame nüüd vaatama, et kes mida võidab. Hakkame kraapima siis. Mäkku vist. Mina ei võitnud midagi, aga Mina sain 400 000. 4 euri võitis. Siin ta on. Aga meil oli enne kraapimist oli diil, et me teeme pooleks. Kas sa ei usalda mind? Teeme pooleks või 4 eurot. Ma pean investeerima neid. No ostad uued piletid siis. Näiteks.
oli nii tore. meil on veel 2 piletit. Jah, Kas kraabime ise või? no too siia. Davai. Vali üks. See. Okei. No nii. Nii, õnnenumber. 14, sinu sünnipäeva. Nii. Tere hommikust! Meil on... Mis päev meil täna kell on? Täna on neljapäev. Neljapäev ja täna on Penelope minisünnipäev. Penelope saab 3 kuuseks. Ja meil on ka perearst täna kell 11. Väga tore. Nii et lähme kaalume ja mõõdame Penelopele. Ja mis sul täna plaanis on? Täna ma teen shake'i. Nagu näete, mul on laulutund Rumeenia. Ma teen Õpilasega? online laulutund. Tal on probleemid häälega. Noh, ütleme nii, mis probleem tal on konkreetne. Et ta ei saa aru tema kuulamine ja tema häälapäälad ei reageeri koos nootidega. See tähendab, et ma pean fikseerima tema kuulamine, et tema teadvus teaks, mis noot see on ja tema teadvus teaks, kuidas kritiseerida iga noot, et iga noot oleks korrektne. See on väga raske töö, see võtab aega, mul on olnud mitu õpilased niimoodi, aga lihtsalt võtab aega. Ehk et siis sina ütled, et kui inimene tal ei ole kaasa sündinud seda tunnetust, siis seda on võimalik treenida? On võimalik treenida, lihtsalt võtab rohkem aega. Lihtsalt peab panustama natukene rohkem kui teised, sest ta peab kõik see treenima. Nullist õppima. Nullist õppima, kõik need lihased ja kuidas nagu positsiooni saada. Diafragma, see on nagu huvitav, mõned inimesed täiesti on nagu 0. Et mõnedel, isegi kui ei ole mitte kunagi puudunud instrumenti, neil on loomulikult olemas. Ja, loomulik kuulmine. Aga mina ütlen, et iga inimesed ütlevad mulle, sa oled sündinud ja sa oled andekas. Ei ole. Seal on taga nii palju tööd, mitu tunnid, et ma olen nagu ise panustanud ja ma võin öelda, et see ei ole see, et inimene on lihtsalt andekas ja Jumal on antud asjad. Ei, seal on nii palju tööd taga. Seda ma pean lihtsalt ütlema. Nii, et kes tahab laulma õppida, võtke ühendust. Täpselt. Et lihtsalt kirjutage mulle või Monikele, küsige või mulle. Ma panen siia sinu emaili alla. Siia. Issi pane mulle maalikaid. Baarikaid, jah. Nii et jah, siis mina lähen, Penelope teeb veel ühe uinaku pisikese ja pärast seda me lähme perearstile. Muideks, ma alles nüüd sain kätte selle advendikalendri. Mul oli see tükk aega enne tellitud, kui me selle loosimise tegime ja saate aru, ma sain alles eile selle kätte, nii et ma saan alles nüüd selle panna teele siis sellele võitjale. Täiesti mul on nii palju pakke veel hilinemas, ma olen hästi palju saanud nagu teavitusi, et hilinevad, nii Herman hakkab kohe blenderdama. Muide, teate, mul tuli selline mõte, et kuna mulle nagu, ma siin paar klippi tagasi proovisime seda Pühade Pätsi, seda Pai Paula Pühade Pätsi, mul tuli selline mõte, et mulle see leib nii hullult meeldis ja mul tuli selline mõte, et teeks päkapiku ka ja saadaks ka paarile oma peretuttavale ja sugulastele sellise Pätsi pakiautomaati ja küsisingi Paulalt, et kas saab teha niimoodi, et nad postitavad pakiautomaati ja nad olidki rõus ja vaadake, kui ilusasti nad ära pakendasid. Tegid mulle selle video ka, et nii armas ja tegelikult ju täiega hea idee niimoodi tellida oma kellegile tuttavale niimoodi väike jõulupäts. Nii tore ju, väike üllatus. Jõulupätsist rääkides, mul on veel natukene järgi. Ma sain 2 pätsi sain ja üks läks nagu me hingasime sisse selle lihtsalt ja teist on nüüd pool järgi veel. Ma mõtlen, ma võtan siit natukene endale, sest mul tuli suuri suu. Teen omale teed ja söön jõulupätsi. Nii, ma sain nüüd Upsi Kullerilt 2 pakki. Üks on mul siis Strongeri pakk. Siin peaks olema püksid ja üks topp. Ja siin vist on üks pintsak. Vaatame.
teeme lahti Melinda. Oi kui tore. Terviseks. Tuli hoopis Ralph Laureni pakk, aga siin ei ole mul kõik asjad sees. Siin on ainult mõned asjad, mis ma tellin. Nii, et siis võtsin endale sellise topi. See peaks olema nüüd siidiseguga. Ma avastasin, et mulle meeldivad siidiseguga riided. Et need on hästi mõnusad seljas. Kohe panen selga ka. Siis sellised valged püksid, isegi viigiga. Ja nad on mega laiad. Ma ei ole nüüd kindel, kas nad on mulle parajad. Ma pean selga panema. Siis selline pihavöö. Sellise detailiga. See jääb siis nagu ette. Pihavöö. See oli ka natukene nagu tundus suur, aga õnneks see on nahast ja siia saab auke juurde lasta teha. Siis Strongerist tellisin. Kas ma tohin seega mängida? Mängi, aga pähe ei tohi seda toppida, eks? Ei, noh, et mängida võid, okei? Aga sa ei tohi seda endale pähe panna, seda kotti. Sellise topi, see on nüüd ka, ma ei ole kindel, kas see on mulle paras, aga proovime. Need on üksed nagu espresso pruunid või midagi sellist. Praegu nii pruun on popvärv. Ja siis sellised kodus olemiseks sellised. Siin on nagu selline natuke huvitav materjal. Siuksed lihtsalt retuusid, aga nad ei ole siis nagu ümber jala, vaid on nagu laiemad natuke. Kohe panen jalga, vaatame. Nii, et panin praegu siis selga selle Ralph Laureni topi, sellega olen väga rahul. Aga mõnus, siuke õhuke, ta ei ole nagu liiga paks. Ja siis panin need püksid. Ja nende pükstega on need niimoodi, et ma tellisin ühed püksid veel samas suuruses, nii et ma kardan, et ma panin praegu lihtsalt ühe vöö peale, aga ilma vööta ma ei ole kindel. Ilma vööta nad igatahes on mulle suured. Ja mulle ei meeldi, et nad paistavad läbi. Nii tsildid ja asjad kõik paistavad siit läbi. No. Et, ma ei tea, ma vist need valged saadan tagasi, samas mul oleks vaja valgeid. Aga ma vist need saadan tagasi. Ja. Mul on ühed püksid samas suuruses veel, ma ei tea, need siis tulevad järgmise pakiga vist. Aga ilma vööta oleks siis nagu, noh, nad nagu ei ole ümber. Ja püksid, mul on isegi peegelmust, mul lihtsalt ei ole aega praegu puhastada, aga püksid on tegelikult täitsa mõnusad, minu meelest täiesti okeid kodus kandmiseks ja ma ei saa jah täispikkuses näidata, aga nad on mulle isegi enam-vähem pikkuses, et ei ole lühikesed, mul on nii tüüpiline, et kõik on nii lühikesed ja see top ka, ma kartsin, et on suur, aga tegelikult on täpselt paras. Ja tagant on ta selline ristis. Ja ma olen need, ma jätan kindlasti alles, aga ma nüüd Ralph Laureni valgete pükstega ma veel mõtlen, mis ma teen. Et kas ma saadan tagasi ja see vöö ka, et kui ma pean hakkama ise auke juurde tegema, et äkki no kui ma hakkan tagasi saatma, äkki ma saadan selle vööga tagasi. Igal juhul üks pakk on mul veel Ralph Laurenilt peab tulema, sest mul oli tellitud veel asju, veel ühed püksid. Ja kas oli midagi veel või? No igal juhul, jah. Need ma jätan igatahes. Need on siis ka Black Friday ajal ostetud. Ralph Laureni need valged püksid oli minu meelest täishinnaga. Et need ei olnud soodustuses. Aga see top ja rihm olid küll vist soodustuses. No võt. Ühes varasemas vlogis, siis kui meil oli see voodi madratsi ostmine, me ostsime küll Ikeast, aga ma kiitsin selle firma madratsit. Et meil külaliste voodil on praegu see madrats, aga tahaks kunagi enda voodile ka seda osta, aga selle firma madratsid on mega kallid. Ja nendel on mingisugune kosmoseagentuuri tehnoloogia ja mingi, põhimõtteliselt see pilt ütleb kõik nagu. Et see on, aga me praegu siis võtsime need padjad, et võtsime 2 tükki. Et meil olid need teised padjad olid nii vanad juba ja lihtsalt võtsime 2 tükki, et Hermannile ma võtsin suurus M, endale võtsin suurus S, aga ma mõtlen, ma oleks võinud endal ka vist tegelikult selle M-i võtta. Ja ma kardan, et see padi tegelikult toimib kõige paremini selle madratsiga. Koos nagu komplektis, aga eks see madrats tuleb ka kunagi järgi. Et siin on hind peal on 150 € põhimõtteliselt, aga ma sain Black Friday ajal soodukat, et kokku olid need midagi üle 200 midagi.
et jah, need soovitan, need on nagu next level, see Tormeo teeb sarnast, aga see tegelikult ei ole üldse sarnane. Tormeol on ka see mäluvaht, aga see ei ole, mul oligi eelmine, see padi oligi mäluvaht. Tormeo mäluvaht, aga see pole kaugeltki mitte see, mis on see autentne tempuri materjal, et see on nagu täiesti next level, et ma soovitan proovida seda ja kujutage ette, kui te seda patja proovite, padi on nagu rohkem võib-olla taskukohasem, aga kujutage ette see madrats, kui sa terve kehaga oled selle materjali peal magad. See on ikka mega mõnus. Ja ma praegu täiega igatsen seda tempuri madratsit, me ennem magasime sellega, mis läks nüüd külaliste voodile. Aga jah, see on päris siuke pricey, kallis, et jah, sa panid oma mummi rosinad siia või? Jah, Ja kus sa said selle? kapis. Kapist või? Aga kuidas need kappi said? Mina ise panin. Jaa, aga kust sina said need? Väga pikkud tüid. No võt siis, päkapikud tõid, jah? Ja ma tegin nii ilusa patsi täna Melindale, ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Tubli ma täna olin. Tegelikult lihtne pats, aga nii efektne ja nii äge. On ju, Melinda, sulle meeldib see pats või? Jah. Aga praegu siin tõmbame sellele vlogile otsad kokku. Ma arvan, järgmises vlogis ma saan kätte oma teise Ralph Laureni paki ja siis mul on veel paarist kohast asjad veel tulemas ja nüüd, kui ma teist on veel näidata ja järgmine nädal jõuab Herman koju tagasi ja siis ka mingi hetk jõuab ka Hermani isa. Nii et praeguseks siis näeme järgmises vlogis ja ilusat advendiaega teile ja mõnusat. Loodan, et teil on mõnus jõulutunne juba sees ja kui veel ei ole, et loodan varsti tuleb ja loodan, et lumi tuleb ka maha. Nii et jah, näeme siis järgmises vlogis. Tšau! Tšau!